Garmin Forerunner 935. Nüüd on mul jooksul ekraanid paigas, aga ma tahan veel üle kontrollida omal jooksu settingud. Olgu, et las need ekraanid olla praegu nagu on. Nagu ma ütlesin, et kui ma ise endale ja enda jaoks teen kella, siis ma mõtlen korralikult läbi, mismoodi ma tahan, kui palju ma tahan, mis mul näha on. Aga praegu ma tahan vaadata üldiseid see on jooksuseadmeid, aga samamoodi saab muuta jalutuse, rattasõiduseadmeid, ujumise seadmeid, kõikide see seadmete muutmine käib samas stiili kaudu. Run settings, data screens juba vaatasin, alerts. Kui mina jooksen, siis minul on tegelikult, siin joostes on võimalik panna ise midagi välja mõelda, milline alarm või see teade sul tuleb, kas pulsi, kui näiteks oled pulsitsoonist väljas või üle või alla või siis tuleb mingi teade, ütleb sulle, et nüüd jookse, nüüd jaluta, et oled vale kiirusega, siis annab sulle teate, aja järgi on teade, distantsi järgi on teade, kalorite, kõrguse vahega, siin on nii palju võimalik asju valida. Aga kui mina valin, siis ma valin pulsi tavaliselt. Ma panen nõnda, et kõrge piiri, ma ei taha, et see on off, ma panen, et kõrge piir on mul näiteks 145. Ja kui ma sellest piirist olen väljas, siis kell hakkab kohe piiksuma. Low-bar, et madalat tsooni ma ei taha, las see olla off. Nõnda, et kui ma nüüd jooksen ja nii kui mu pulss läheb üle 145, siis kell hakkab kohe piiksuma. Ja siis ma tean, et ma peaksin aeglasemalt jooksma, et siis läheb pulss madalamaks. Aga see on lihtsalt selline näide, et ühel trennil ma tahan, et pulss on 130 võib-olla, teisel trennil 145, kolmandal 167, et need on kõik sellised erinevad asjad, mida saab kõik seda moodi muuta, kui on soovi muuta. Niimoodi saab siis neid alarme panna igasuguseid erinevaid. Metronoomi, ta vist piiksub või ma ei ole seda kordagi kasutanud, ma olen mõtelnud kasutada, aga ma ei ole kasutanud. See vist hakkab piiksuma kuidagi, et siis selle järgi saad teada oma sammusagedust. Õigemini sa saad harjutada oma sammusagedust selle järgi, mitte sa ei saa teada. Autoläpp, siin on pandud, et minul iga autoläpp, see tähendab, et iga kilomeetri tagant ta mõõdab, ütleb sulle aega, näitab ja piksub ja autodistantsiks on pandud 1 kilomeeter, aga seda saab muuta. Näiteks 2 kilomeetrit ja kui ei taha ühtegi kilomeetrit, siis saab panna, et iga 400 meetri tagant näiteks ütleb sulle aega autodistants. Aga mina tahan, kui ma tahan, siis ma tahan ikkagi kilomeetrit, et iga kilomeetri tagant. Läpp, alert. Jah, siin on võimalik panna, et kui sa siis seda jooksu aega võtad, siis ta näitab sulle kahte välja. Et siis esimesel väljal on siin hetkel ringiaeg ja teisel väljal on kogu aeg. Ringi aeg, kui see on kilomeetri kaupa, siis ta näitabki sulle sinu kilomeetri aega, mis sul oli. Ja see sobib mulle ka, seda ma ei muuda. Mis siin veel? Autopaus off. Seda ma olen vahetevahel kasutanud käimisel, aga jooksmisel mitte, sest ma tahan ikkagi üldaega teada. Kui on autopaus, siis on nõnda, et nii kui sa seisma jääd, siis kell jääb ka seisma. Ja nii kui sa uuesti jooksma hakkad, kui hakkad liikuma, hakkab kell ka uuesti tööle. No aga kui sa võistled, siis ei ole see mõeldav, sellepärast et võistlusel ju ükskõik, kas sa käid tualetis või paned jalanõusid kinni või joogipaus, ikka see kell peab edasi käima, sest et ega siis võistluse korraldaja ei anna sulle sellepärast paremat aega, et sul vahepeal mingi paus oli. Aga mingitel olukordadel võib-olla on see hea, kui näiteks jooksed linnatänavatel,
et ei taha, et su keskmine kiirus nii halb on, sest et iga foori taga pead ootama korralikult, et üle tee pea seda, siis ei pea seda kella näppima kogu aeg. Siis see kell jääb iseenesest seisma, kui sa foori taga seisad. Nagu ma ütlesin, joostes ma seda kohe kindlasti ei kasuta, aga mingil muul võimalusel võib-olla. Autoclimb, ma ei tea, mis see siis on, ma ei ole kasutanud. 3D Speed pole kasutanud, ei tea, LapK on, las see olla, seda saab on või off, et siis ta võtabki seda ringi aega. Autoscroll off. See autoscroll on siis see, et nagu ma tegin mitu jooksulehekülge, et esimesel leheküljel on üldandmed, teisel leheküljel on siis ringi asjad, kolmandal on mingi elevation kõrgus, neljandal on süda, siis on kaart, siis on päevane kellaaeg ja nii edasi ja nii edasi. Et kui see auto scroll panna on, siis ta ilma nupule vajutamata kogu aeg nagu käib läbi neid kogu aeg neid. See lehekülg, järgmine lehekülg, kolmas lehekülg. Mind see häirib ja ma tahan ikkagi ainult põhilehekülge näha esmalt, et ma ei taha, et need ise muutuvad. Sellepärast on see mul off. Segment alerts. Ma ei tea, mis asi see on. Ei mäleta. Las ta siis olla on. Ja GPS siin saab valida. Normal, Colonas, Galileo, Ultradag. Ultradag tähendab seda, et enamus asju on nagu kellast maast, et kas iga tunni tagant ta nagu salvestab selle asukohta, et säilitada patareid, aga kui on ikkagi inimene jookseb lihtsalt maratoni, poolmaratoni või isegi 12 tundi, siis see ei ole piisavalt täpne, et siis sellel ei ole mõtet, et kui sa ikkagi kodus kella täis ilusti laed, siis 12 tundi jooks kestab ilusti ära ilma, et võtaks ultratracki moodiga. Aga mina kasutan tavaliselt lihtsalt normaalne GPS. Siin on võimalik valida mingid, üks on vist venelaste, üks on vist Garmini, parim nüüd Colonas. Ma lihtsalt võtan tavalist. Powerseime. Neid asju ma üldse ei muuta või ei puudu siin. Ei puutu. Ma ei taha nii, ma olen muutnud neid nimesid. Aga praegusel hetkel ja saab ka panna seadmed tagasi, kui tahad. Praegu ei muuda, aga ma teen midagi teistmoodi. Nii, watch waste. Jooksu settings. Copy activity. Nüüd ma olen jooksu põhiseadmed paika pannud. Nüüd ma tahan seda sama jooksu asja kopeerida. Nüüd mul on olemas 2 jooksu. Ja nüüd ma saan siin nime muuta. Ma panen selle run ja selle nimeks panen hoopis ta on suuri tähti. Nüüd ma tahan väikseid tähti uuesti tagasi. Taastav jooks, ma panen taastav. Salvestama peab ka. Done. Set as favorite, yes. Nii, nüüd on mul olemas siin run taastav. Aga ma tahan veel selle taastavi settinguid muuta natukene, sest mul on seal pulsitsoon on täielikult vale. Settings, alerts. Ma siis salvestan seda alertsi. Ma vaatan uuesti üle. Ma polegi kogemata salvestanud. Jah, sest kui ei salvesta seda alerti, siis ei tule alerti. Ma panen siis uuesti. Alert. Kas ta on 140?
5, see on mul siis, ütleme, et lihtsalt lähen jooksma. Nüüd on paigas. Ja nüüd ma vaatan selle taastaval. Ma tahan, et seal on mingisugune muu alert. Ma panen siis sellele seda 30. Jep, nüüd on olemas. Aga nüüd ma vaatan veel üle, näitan, et näed, mul oli see missugused selle jooksu leheküljed on. 1, 2, 3, 4. Vaatan, kuna ma taastava kopeerisin, siis sellel peaks olema täpselt samasugused jooksu leheküljed. Jah, esimene on sama, teine on sama, 3 on sama, 4 on sama. Mul piksus praegu. Ma arvan, et sellepärast piksus, et ta leidis GPS-i ülesse. Või tea, miks ta piksus vaatad otsima. Vaatame, kas ta siin mul läbi akende leiab või kaua läheb aega. Jah, peaaegu, et on olemas. Kui see ring nüüd ümber selle kella ümber läheb roheliseks, siis on olemas, GPS on olemas, siis võib jooksma hakata. Varem võib ka hakata, aga kui see on leitud ja roheliseks läinud, siis on selge, et GPS on ilusti leidnud selle asukoha, kus oled, ja siis ta võtab täpselt kõiki. Näitan kiiresti ka, kuidas siis tahad jooksma minna, kõik on seaded tehtud. Olgu, ootame selle GPS-i siis ära. Päris kiirelt leiab, kuigi ma olen ju praegu siseruumis toas. Ja mul ei ole seade kell ühendatud arvutiga. Ongi, töötab. Ise võib ringiaega võtta siia alla vajutades. Hästi kenasti piksub. Nagu ma ütlesin, 2 välja on ringi ajal. Esimene on siis viimase ringi aeg ja teine on siis üldaeg. Nüüd ma olen näite toonud 2 ringiga. Aitab küll, trenn on tehtud, panen kella kinni. Resume on, et jätka, et sa kogemata panid kinni, tahad samast kohast jätkata, kus sa kinni panid. Save on salvesta. Ja siis on see trenn salvestatud. Resume later ehk siis jätka hiljem. Ma ei ole seda hiljem jätkamise võimalust kunagi kasutanud. See on nüüd tore. Ma ei tea, mis see läpp on. Ma pole seda ka kunagi kasutanud. Ja saab uuesti, et mine sinna, et vii mind siis samasse kohta tagasi, kust ma alustasin starti. Discard tähendab, et kustuta, et ära salvesta. Aga ma salvestan selle praegu ära. Jep, nüüd on salvestatud. Detailid. Pole midagi teinud, sellepärast pole midagi vaadata. Ringi aegu saab vaadata. Kaarti saab vaadata. Kuna ma olin ühe koha peal ja ei liikunud üldse, siis kaarti ka ei salvestanud. Aga kaardil saab tegelikult zoomida ka, et siis saab isegi näha, et kaardi järgi ma oleksin natukene liikunud, saab ju need zoomida natukene. Treeningefekt oli ka veel näha. Aga see on lühidalt kõik.